Tuli. Tervist! Meeste jutud. Janek. Toomas. Nii, kaalusime siin, mida võiks rääkida ja kaalusime sellest, et kuidas, kas on võimalik nagu minevikku meie enda seest nagu ära kustutada ja kõiki neid kogemusi, mis meil on, et kas on nagu võimalik ja kui see on võimalik, siis mis sellega kaasneb? Mitte midagi head. Tegelikult, nagu ma siin ennem ütlesin ka oma peal arutades, et sisuliselt tähendab see seda, et sa alustad täiesti nullist ja põhimõtteliselt oled nagu loll valmis. Et sul ei ole mitte mingit kogemusi, sul ei ole mitte mingit teadmisi, sul ei ole mitte mingit ettekujutust, mis on mis, et sa oled just kui teisel planeedil. Jah, et ma olen nagu mõelnud seda ka ühtepidi ja teistpidi ja päris palju inimesi arvavad, et tegelikult tuleks kogu oma minevik ära kustutada. Ehk siis, et see elu on olnud niivõrd mõnes mõttes nagu siis nende jaoks nagu mitte väärtuslik. Või mingi probleemne, hästi probleemne, et just kui tahetakse kõigest sellest lahti saada. Aga et iseenesest sellel ei ole nagu mitte mingisugust sellist head iva. Et kõik need kogemused, mida me siin elus saanud oleme, et neid kõiki on meil tegelikult vaja. Ja selles mõttes, kui me räägime ikkagi sellest, et inimene kui hing tuleb siia reaalsusesse, mis on siis maine elu, tulebki tegema mingisugust nagu missiooni, ehk siis me ei ole keegi tulnud siia nii-öelda aega raiskama. Kogemusi omandama ja see ongi see, et nagu öeldud sai, et kõik tahavad justkui nagu väga lahti saada sellest, aga see näitab väga selgelt seda, et nendel ei ole mingit sihti. Nad ei tea tegelikult seda, kuhu nad oma eluga jõuda tahavad ja kuhu nad liiguvad, isegi mitte seda. No samas neil võib see siht olla, et enamus miski pärast ju arvabki, et elu peab olema nagu lill. Ehk siis sa peadki nagu õitsema hommikust õhtuni ja siis õhtuks nii-öelda kroonlehed kokku tõmbama ja magama jääma. Aga noh. Mõnel ongi lill. Mõnel ongi, jah. Ongi selliseid kogemusi tulnud siia saama ja nagu lihtsalt lihueldes ja libiseb sellest elust nagu läbi ja võtab siis sellise tema jaoks olulise kaasa. Ja, et noh, selles mõttes ongi, et mõned inimesed arvavad, et nad peavadki olema ülalpeetavad. Ehk siis see ülalpeetavus tähendabki seda, et sõna otseses mõttes sa nagu hommikul ärkad, oled ilus ja teed ennast veel ilusamaks ja siis oled päev otsa ilus ja siis õhtul oled ka ilus ja siis lähed magama ja sa nagu mingit magad iluund veel jah, ja sa nagu ei teegi midagi ja noh, tegelikult minu vaatenurgast on see nagu aja raiskamine siin maa peal, et inimesel on ikkagi teatav selline eneseteostuse vajadus, ehk siis sa peaksidki nagu tahtma nii-öelda selle maailma jaoks ka midagi luua. Sest kui me oleme nagu, ütleme sellised sisemiselt, oleme me kõik ju loojad, ehk siis meil on vaja kõigil midagi teha, siis see ongi nagu oluline, et sa nagu selle maailma jaoks nagu loodki midagi. Aga eks ilusad on, need loovadki ju ilu juurde sellesse maailma. No jah, aga ma arvan, et seal võiks olema mingisugune selline parem väljund, näiteks nagu Instagram. Ehk siis kõik panevad oma tagumikust ja need võimalused on tänaseks loodud ja seda kasutatakse väga palju. Ja mõned teisele meeldib TikTokis lolli mängida, et see on ka nagu äge. Mängida. Ma ei usu, et nad kõik lollakad on seal. Ma arvan, et seal mõnedel... Ma arvan, et see TikTokiga on täpselt sama nagu Instagrami pool, et sa pead lihtsalt oskama seda ära kasutada ja siis ongi see, et kui sa oled ilus ja oskad Instagramiga veel ära kasutada, siis sa viid selle ilu palju kaugemale kui see, kus sa hetkel asud. Jaa, et noh, jälle ise küsimus on see, et mis sest kasu on. Noh, kellele kuidas on ju, aga et siinkohal lähme sellesse teemasse tagasi, mis me siin teemaks võtsime, et kogemused sellest elust ja näiteks minu nägemus asjast ongi nagu see, et me tulimegi siia maailma midagi nagu hingedena nagu tooma ja kui näiteks minu praegune arvamus on see, et minu asi on inimestele rääkidagi nendel teemadel, nagu me siin nagu meeste jutus nagu räägime ja teine asi on seda maailma on nii palju, muidugi
võite nagu tõesti vabalt öelda, et minu arvamus ja Janekil oma arvamus. Et ja teil kõigil on oma arvamus, siis see tegelikult väga okei. Sest me kõik nagu kujuneme vaikselt oma mingitusse kõrgematesse sfääridesse, ehk siis me ju kasvame kogu aeg hingeliselt, vaimselt ja mis kõikides versioonides veel. Et aga seda kogemust on meil vaja. Ja kõige parem kogemus tuleb ikkagi sellest, kui me saame nagu suhteliselt palju kannatada. Ehk siis see kannatuse point ei ole mitte see, et me nagu käed on kruustangide vahel või näpud sahtli vahel, vaid see kogemus on pigem just nagu selline hingelist laadi, et me elamegi oma elus ja oma hinges läbi mingisuguseid väga raskeid situatsioone mingite lähedastega ja see kõik tegelikult kasvatab meie sees sellist, üks asi on inimlikkust, aga väga palju muid asju veel. Nii et aga kui nagu keegi arvab, et elu on olnud ikka nii shit, et peaks tegelikult nagu selle kõvaketta nagu puhtaks laskma, siis minu nägemus on see, et kui see kõvaketast tühjaks saab, siis te alustate nagu jälle otsast peale. Ehk siis samas nii-öelda siin ühes eelmises jutus, meeste jutus me rääkisime seda, et Janek ütles, et ei ole võimalik kõvaketast puhtaks saada, mina oponeerisin seda, et tegelikult ikka on küll. Siis küsimus siinkohal ongi see, et mõne jaoks on see võimalik, mõne jaoks ei ole see võimalik, ehk siis kõik võimalused on endiselt avatud. Nii et me ei saa siin öelda 100% nagu psühholoogia kohta võibki öelda, et 100% mitte ühtegi asja kindlat absoluuti ei ole. Ja kogu see mäng, mis meie sees siin nagu siis selles maises elus nagu toimetab, ongi põhimõtteliselt see, et me nagu vaatleme seda maailma, me elame seda läbi, me tunnetame, kellel on raskemad probleemid, kellel on kergemad probleemid, probleemid on kõikidel, ehk siis need, kes näitavad, et neil on kõik nagu jube hästi, on nagu võib-olla ainult teiste jaoks näidatav. Aga seespool tegelikult toimub iga õhtu või võib-olla isegi suurem osa nagu õhtuloleku ajast toimub mingisuguse tunnete keerutamine, mitte mõtete keerutamine, vaid just tunnete keerutamine, sest tunded on tegelikult need, mis meie jaoks kõige põhjapanevamad on. Nii et kui te oma tundemaailma sõna otseses mõttes nagu ei taha tajuda, siis tegelikult ei ole teil ka nagu midagi nagu avastada. Nii et kogemused tulevadki tunde tasandilt. Vaikuse hetk. Nii, mõttepaus on see. Mõttepaus, jah. Mina tahan natuke tagasi minna sellesse, mis puudutab seda platsi puhtaks löömist ja kustutamist ja tegelikult on see, et me oleme kõik tulnud siia väga konkreetse eluülesandega ja isegi kui sa teed selle restardi, siis minu arvamus on see, et sa jõuad ikkagi sinna tagasi. Et sa võib-olla ei tee küll neid kõiki vigasid täpselt selliselt läbi, mis on ka see põhjus, miks sa tahtsid kustutada, kuna sa said läbi selle negatiivseid kogemusi. Tegelikult sa oledki võib-olla tulnud konkreetselt neid kogemusi siia omandama ja sa näed neid kui sellist enda vaenlast, aga tegelikult läbi selle, Paavo selle ka rääkis, et läbi selle sa just kasvad. Aga kui sa ei soovi kasvada ja kui sa ei näe seda väärtust iseenda jaoks läbi selle, siis ongi see, et sa võid mõelda, et see on just nagu mingi halb nuhtlus saadetud sulle kaela, et üks ja teine ja kolmas asi veab viltu. Kui tegelikkus on just see, et kui sul elus hakkab mingite erinevate teemadega viltu vedama, siis võite ikka üsna kindlad olla, et te olete oma rajalt kõrvale astunud ja teid suunatakse sinna raja peale tagasi. Et need on need vajalikud kogemused, mis on vaja saada. Ja see ei tule päris niimoodi nagu eelnevalt räägitud, et hommikul tulen üles ja olen ilus ja teen ennast veel ilusamaks ja päeva lõpus olen ikka ilus ja magan iluund ja 100% ilu läbi kestva 24 tunni.
et iseenesest mingil hetkel see muutub koormavaks. Ehk siis te olete iseennast asetanud nagu mingisugusele poodiumile, kus te püüate kogu aeg anda endast nagu kõik ja kõige parema. Ja lõppkokkuvõttes see ongi nagu ainult siuke tippu ronimine, aga seal tipus ei ole sugugi lihtne olla. Ehk siis kogemus iseenesest peab tegema selle läbi. Et näiteks kui me siin Instagramist enne rääkisime, siis Instagramis on küll ja veel tegelasi, keda nagu ma nagu jälgin neid, ma näen, mida nad teevad, mida nad postitavad. Ja põhimõtteliselt seal on nagu, see on ühed õed, kes on nagu väga suure nagu jälgitavusega. Mis tähendab seda, et siis neil on hästi palju selliseid like'isid nagu juurde pandud, et nad nagu meeldivad väga suurele massile inimestest, aga nende nagu silmadesse vaadates on see siuke meeletu tüdimus, mida nad seal nagu kogu aeg peavad nagu push ima. Ehk siis kogu aeg lükkavad nad endast mingisuguseid pilte üles ja ütleme, see on põhimõtteliselt, nad teevad nagu tööd, et kui sul on ikka miljon like'i seal mõne pildi all, et siis ütleme, seal kaasnevad ju mingid rahad ilmselt päris kobedad aga see on kogu aeg see, et vaadates peale, neil on kõrini sellest kõigest. Nagu sa ütlesid, et tänane seis on juba see, et nad peavad seda tegema, et nad on juba sellise teatud staatuse või positsiooni saavutanud ja et nüüd seda hoida. Et üks asi veel, mis mul mõte tekkis, et mul ikka meeldib seda öelda, et annan endast parim on ju. Et ära päris kõike endast ära anna, et siis jääb ainult halvem olas. Jaa, aga väga hea mõte. Ehk siis, aga selles mõttes kusjuures see hea ja parema nagu teema on nagu selles mõttes nagu väga hea, et me tegelikult anname alati endast parima. See, kas nüüd kellegi jaoks on see nagu hea või halb, on nagu ise küsimus, aga üldjuhul me teeme alati kõike nii-öelda enda mingisuguse sisemise mustri kombinatsiooni järgi parima, mida me nagu arvame olevat. Ootan, jah, mida me arvame olevat. Tegelikult on see, et see on taaskord selline automaatne, automaatne asi, jah, mis sul tuleb iseenesest, aga pigem see on nagu vähe suurem ja laiem, et kuidas sa nagu sinnamaani jõudsid, et kas see tegelikult ikkagi on see parim või sa oled seal kuskil poole peal? Jaa, et ütleme selles mõttes me ju kõik teeme midagi ära ja me pärast siis mõtleme, kas me tegime õigesti või valesti. Ehk siis laste puhul on pigem nagu see, et lapsed teevad ära ja siis neile öeldakse, et kas nad tegid õigesti või valesti ja kas nad peaksid nagu siis, kas nüüd peaks nagu rihma andma või siis peaks lihtsalt ütlema, et see tegu läks nagu halvasti. Aga asja nagu point ongi nagu selles, et püüdkem nagu näha asja inimlikkuse poole pealt, kõik teevad vigu. Me kõik oleme teinud nii palju vigu, et me võiks juba ammu 14 vanglat läbi istunud olla. Ehk siis see on nagu naljaga pooleks. Aga inimesed teevad vigu ja see on täiesti normaalne, sest et sellest lihtsalt ei saa nagu üle ega ümber. Läbi need vigade ju õpitakse. Just, et see ongi nagu järgmine kord teed paremini ja järgmine jälle paremini. See viib sind taaskord sellisele uuele teele ja uuele avastusretkele. No just. Ise enda jaoks ja ka selle jaoks, et mida sa siis oled võimeline ja suuteline tegema korda saab. Ja kokkuvõtteks ongi nagu see, et võtke vastu kõik need oma sisemised, ütleme siis raskustunded, möödalaskmised, kõik asjad, võtke neid kui nagu head õpetust. Ja see on nagu tõeliselt hea, ärge põdege selle pärast, et te midagi valesti teete. Ja nautige seda, mis elu toob. Ja kes ütleb, et te valesti tegite. Jah, nii et. Jälle hea meeste jutt. Siuke meeste jutt, jah.